meil paratamatult on vaja selles maailmas hoolt kanda oma mõistuse ja vaimu eest. Sest varasemas maailmas, kui ei olnud veel ekraane ja ei olnud info kättesaadavus niivõrd lihtne, siis meie närvisüsteem ei krutitud nii kõrgesse stressiseisundisse üles, nagu seda teeb tänapäeva maailm. Sest kõik teavitused, reklaamid, me oleme konstantses infomüras ja meie närvisüsteem ei ole nagu harjunud selles olema. Mis tähendab, et meile isegi endale teadmata, me oleme rohkem kui 70% oma ajast tegelikult stressiseisundites. See, kus see süda siis käib seda sika-sakalist mustrit, eks ju. Ja mida kauem me oleme nendes stressiseisundites, seda rohkem ja rohkem me liigume haiguste suunas. Naiste jutud. Naiste jutud. Armsad naistejuttude sõbrad, täna räägime meetodist, mis radikaalselt parandab elu. Ja see ei ole tühi jutt, vaid see on teaduslikult mõõdetav ja see on Kristinka isiku peal testitud natukene rohkem kui 6 aega. Mida see meetod teeb? Ta aitab sind välja depressioonist, ärevusest, vihast ja kontrollimatutest emotsioonidest. Neid on sul vähem 67%, lisaks ta annab sulle väga hea une, suurepärase keskendumisvõime ja oluliselt parema efektiivsuse sõltumata sellest, mida sa tahad elus teha. See on kuskil 35-36%, ehk siis võit on täiesti reaalne. Mitte teoreetiline, vaid praktiline, sa tunned seda. Tundub nagu tohutu reklaamjutt, aga ei ole üldse tegelikult, sest et ma proovin seda enda peal, ma katsetsen seda enda peal ja ma tahan jagada asja, mis funkab. Aga kuna mina ei ole ühegi asja ekspert, ma olen lihtsalt see, kes tahab kõike katsetada ja jagada, siis on mul külas asjatundja, Dream Life mentor Martin Hoolma. Tere tulemast, Martin! Tervis, Kristina! Ja DM on siis sinu laiem tunnus märk, ehk siis sa oled Dream Life mentor, siis sa oled drum machine, ehk sa oled trummar. Trummar, jah. Ja siis sa oled diving master, jah? Dive master. Dive master, ehk siis sukeldumisinstruktor. Ei ole instruktor, ongi dive master. Sa oled master, jah. Mulle meeldis seisma jääda selle master nime peal. See kõlas palju ägedamalt kui instruktor. I on üldse mingi lahja väike täht. Ja siis oleks pidanud hakkama logo ümber mõtlema, et mul oli palju lihtsam, et logo mütsi peal on DM ja see siis tähistab seda minu 3 väga suurt hobi, armastust, minu nagu isiksuse omadusi. No vot, ja ma ütlen teile sõbrad veel ära, et mina ei teadnud Martinist mitte midagi ja ma ei olnud temaga mitte kunagi varem tuttav ja ma sellesse projekti sattusin ka täiesti intuitsioonipõhiselt, ehk mitte keegi mulle helistanud, mitte keegi mulle ei soovitanud, mitte keegi minule promo ei teinud, vaid nii nagu mul see tundlad käivad, ise ma leidsin õige asja, ise ma läksin lihtsalt avatud lehena kohale, ma ei lähe mitte kunagi niimoodi kui lahe, ega kui nõme. Mul ei ole kunagi mitte ühtegi arvamust, ma lähen lihtsalt nagu puhas paberileht ja kogen siis. Aga kui me nüüd hakkame lahti harutama, mis see Dream Life meetod kõige lihtsamas keeles, milles see seisneb? See on siis kõige lihtsamas keeles. See on meetod, mille ma leidsin, et enda elu päästa. Ja ma olen taustaga, väga tugeva ärevuse taustaga, depressiooni taustaga, suitsiidsete mõtete taustaga. Ma käisin väga-väga sügava põhja oma elus läbi. Aga tead sa, tegelikult inimesed on huvitav teada ikkagi, kus oli see sinu sügav põhi? Kus see oli? Tead, ma ütlen, kõige huvitavam oleks seda päriselt lugeda. Mul on see kirjas veebilehel 20-30 minutiline pikk ilma ilustamata lugu. Õhker lugu, okei, sõbrad, te saate seda lugeda, tulete digiajakirjad.postimees.ee, saate kõik lisalugamised, absoluutselt kogu teaduspõhise data ka lisaks, aga ikkagi ma tahan natuke lühidalt teada, sest et kõige lihtsam on aru saada, et miski töötab, kui sa näed muutust. Oli selline asi, oli ikka täitsa pekkis. Oli pekkis, ütleme, kuni 30. eluaastaks ma olin saavutanud kõik, mis ma olin tahtnud saavutada. Materiaalses mõttes, karjääri mõttes, ma olin tippjuht, mul oli väga-väga tugev investeerimisportfell, kodu, abikaasa, lapsed, luksusmaastur, kogu see materiaalne pool, mida ma toona siis nagu noore mehena jahtisin. Ma saavutasin selle kõik, aga mu sees oli suur torm, tühjuse tunne,
mingisugune arusaamatus, et mingil põhjusel iga uus asi, mis ma saavutasin, see ei võtnud seda kohta ära. Pigem süvendas, eks ju, et sest see oli minuga kaasas käinud juba mingid mustrid lapsepõlvest alates, mingid mustrid hilisemast elust. Ja ühel hetkel ma murdusin. Minu vaim murdus selliselt, et ma lendasin päeva pealt sügavasse depressiooni. Hakkasin jooma, tollel konkreetsel päeval ei lõpetanud päevi alkoholi tarbimist, ma olin kontaktivõimetu välismaailma suhtes. Kuni siis sõber sai mu kuidagi kontakti ja kirjutasin siis üles, ta palus mul üles kirjutada kõik, mis mu sees on. Ja sealt hakkas siis mu nagu otsingute tee pihta, et mis minuga toimub, miks ma katki läksin, kuidas ma saan tagasi, kuidas ma saan paremaks. Ja see tee kestis siuke suurusjärk 4 aastat. Aga kus see murdumise, ma saan aru, seal oli palju asju koos, see oli nagu paljude vaata see on niimoodi, et ega üks õlekõrres murrab kaameli selja, aga see asi ei ole selles õlekõrres, vaid asi on selles 400 kiloses koormas, mis seal on varem. Mis see sinu jaoks oli, sa nüüd valgustasid selle lahti, et mis sinu selle murdepunktini viis? Selleni viis see, et ma ei saanud lahti mingisugusest tundest enda sees. Ükskõik, mida ma proovisin. Ja ma olen need defineerinud ära nii-öelda väikeste Martinitena minu sees. Ehk sisemise lapse kohad. Ehk siis, kui nüüd öelda, kes on sisemise lapse teemaga, ei ole tuttav, kindlasti on neid kuulajaid meil ka, see on siis, need on mingisugused sellised abstraktsed hirmud või puuduoleku tunded või ka traumad on ja mis on meisse tulnud selles vanuses, kui me veel ei tule nendega toime ja siis me kogu ülejäänud elu käitume nende reeglite kohaselt, kuigi reaalselt oleme me täiskasvanud ja me tuleksime sellega toime, kui me lihtsalt teaksime, et kus nad on. Ja nii on ja minu sees oli siis 5 väikest Martinit, nendest 2 kõige põhilisemat, mis mind on mõjutanud, on mitte piisavuse Martin. Ja ma arvan, et Eestis 10 mehest 9 ütleb mõttes mina ka. No ma usun. Ja teine mind väga-väga sugavalt mõjutanud Martin on ärevuse Martin. Spetsiifilisemalt läbi elu finantsärevuse Martin, hirm, et mul saab raha otsa. Ja mitte piisavuse Martin, et ükskõik mida ma teen, see ei ole ikkagi piisav. See ei ole piisavalt hästi, alati saab paremini, et need 2 asja minu sees on elanud pikki aastaid, elasid pikki aastaid. Too mulle mingi näide ka, et milles see nagu tavaelus siis välja paistab, nagu kumbki eraldi? Finantsärevus väga selgelt minu käitumismustrites, et kui palju ma julgesin potentsiaalselt kulutada, kui süsteemselt ma kogusin, ma olin pidevalt sellises hirmu seisundis, et raha saab otsa. See tuleneb mul ühest lapsepõlve konkreetsemast nagu juhtumist. Ja mitte piisavuse Martin, see on selline tegelane, et kui keegi näiteks mulle midagi ütles vanasti, kommenteeris midagi minu tegemise kohta, ükskõik kui hästi või halvasti see oli tehtud ja ükskõik mis selle kommentaari sisu on, siis see tegelane aktiveerub. Ehk siis, kui sa said ükskõik millist tagasisidet, isegi kui see oli täiesti neutraalne, sina tahad kohe ütled, sa tahad öelda, et ma ei ole piisavalt hea. Täpselt. See on see, mis sinu seest vastu selline koht lihtsalt automaatselt aktiveerus. Ma ei teadnud tollel hetkel, mis asi see on, miks see tuleb, aga see on sisemise lapse trauma koht. Ja tead, oi kui palju parem oleks maailm, kui me laseksime kõik selle koha tervendada, ehk siis oi kui palju need inimesed, kes hüppavad nagu iga vale pilgu peale, iga vale sõna peale, no põhimõtteliselt sa võid ka üldse mitte midagi teha, ka siis sa solvad seda võib-olla seda mitte piisavuse tunnet, et sa ei ütle mitte midagi, kas see on nii halvasti, ma tean, et ma olen jälle juba piisav. Ühesõnaga aktiveerub no matter what. Võib küll, see võib sul aktiveerida hommikul ärgates. Mitte midagi pole juhtunud, sa lihtsalt ärkasid, alustasid päeva ja tegelikult need tegelased aktiveeruvad ja hakkavad elu segama. Et see on siis minu nagu elu kogemus. Ja kuna see kestis aastaid, pikki aastaid, eks ju, ja see oli muster minu sees, mis toitis iseennast, siis murdumispunktiks oligi see, kui ütleme seal 30. eluaasta kandis juhtus järjest erinevaid asju, erinevaid mingi finantstagasilööke, erinevad COVID oli sellel aastal, eks ju.